Armsad sõbrad, Jeesus ütleb, kui te ei söö inimese poja liha ega joo tema verd, siis ei ole teil elu enestes. Need on väga tõsised sõnad ja tänane evangeelium kutsub meid mõtlema just nende sõnade üle, kuigi neid sõnu me tänasest evangeeliumist ei leia. Meeldetuletuseks, ehk te mäletate veel, paastoaja esimesel pühapäeval me kõnelesime Jeesuse kõrbekiusatustest, millest esimesele kivide leibadeks tegemise kiusatusele vastas Jeesus Jumala sõna tsiteerides: inimene ei ela ükspäinis leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Pidage lisaks sellele, mida ma ennist juba tsiteerisin, ka see sõna meeles, need aitavad meil tänasest evangeeliumist paremini aru saada. Me oleme jõudnud paastoaja 4. pühapäevani, mille ladinakeelseks nimeks on letare, see tähendab rõõmustage. Paastoaeg on jõudnud poole peale, võib-olla sellepärast peeti vanal ajal vajalikuks inimesi rõõmustama kutsuda, aga tegelikult ma arvan, et siin on üks teine põhjus. Ja nimelt paastoaeg, esimene pool, esimesed 4 nädalat sellest olid vanadel aegadel mõeldud ristimiskandidaatide eriliseks ettevalmistamiseks. Ja paastoaja 2 viimast nädalat kandsid nimetust kannatusaeg ning siis keskenduti eeskätt Kristuse kannatuste ja surma meenutamisele. See ei tähenda, et ristimiskandidaadid oleksid jäänud tagaplaanile, aga ka neid kutsuti koos juba ristitutega käima Kristusega ühes tema ristiteed selleks, et nad võiksid ülestõusmispühal saada osa Kristuse ülestõusmisest ristimise sakramendi kaudu. Selle ristimiskandidaatide ettevalmistamise juurde kuulus ka nende järk-järguline pühendamine kristliku usu saladustesse. Ja see 4. pühapäev näib olevat see aeg, mil ristimiskandidaatidele viimaks ometi räägiti sellest, mis on armulaua sakramendi, Kristuse ihu ja vere sakramendi tähendus, ja ma usun, et sellest teada saamine ja kuidagi viitamine või vihjamine sellele või julgustamine, et õige pea saate ka teie sellest imelisest sakramendist osa, on piisav põhjus, miks kutsuda kõiki kristlasi rõõmustama. Selle paastoaja 4. pühapäeva rõõmustage pühapäeva vanakiriklik algussalm on pärit prohvet Jesaja raamatust ja kõlab nõnda. Rõõmustage koos Jeruusalemmaga ja hõisake tema pärast kõik, kes teda armastate. Olge väga rõõmsad koos temaga, kõik, kes te tema pärast leinasite, et võite imeda ja küllastuda tema troosti rindadest. Siin viidatakse Jeruusalemmale kui kiriku sümbolile, meie vaimulikule emale, kes meid toidab ja trööstib ja kuidas ta meid siis toidab. Eks ikka suurel määral sellesama armulaua sakramendi kaudu. Aga tegemist ei ole mitte ainult lohutusega, vaid tegemist on millegagi, mida me tõepoolest eluliselt ja ilmtingimata vajame, nii nagu Jeesus ütleb, kui te ei söö inimese poja liha ega joo tema verd, siis ei ole elu teil enestes. Kuidas Jeesus jõudis selliste väga tõsiste ja tegelikult tema kuulajaid, juute äärmiselt pahandanud sõnadeni? Need sõnad tõepoolest pahandasid neid, kuna paljud nendest, enamus nendest, kes olid Jeesuse juurde tulnud, näinud tema tunnustähti ja saanud osa ka sellest imest, millest me loeme tänasest evangeeliumist, kohe me jõuame selle juurde,
nad jätsid Jeesuse maha. Nii et Jeesus pidi küsima isegi oma kõige lähemate jüngrite käest, kas ka teie tahate mind maha jätta. Nende nimel vastas Peetrus, ei issand, kelle juurde on meil minna, sinul on igavese elu sõnad. Aga kuidas Jeesus jõudis siis üldse selle teemani? Sellest me loemegi tänasest evangeeliumist, paastoaja 4. pühapäeva traditsioonilisest vanakiriklikust evangeeliumist, Johannese evangeeliumi 6. peatükist, ja kuigi tegemist on üsna pika tekstiga, loen ma selle ikkagi tervenisti ette, kuna see on väga oluline ja sellel pühapäeval on seda teksti loetud aastasadu juba vähemalt 1500 aastat, kui mitte kauem. Pärast seda läks Jeesus teisele poole Galilea ehk Tiberiase järve ja temaga läks kaasa suur rahvahulk, sest nad olid näinud tunnustähti, mida ta haigetele tegi. Aga Jeesus läks mäele ning istus sinna koos oma jüngritega. Ent Paasa juutide püha oli ligi. Kui nüüd Jeesus oma silmad üles tõstis ja nägi palju rahvast enese juurde tulevat, siis ta ütles Filippusele, kust me ostame leiba, et need saaksid süüa. Aga seda ta ütles teda proovile pannes, sest ta teadis küll, mida ta kavatseb teha. Filippus vastas talle, isegi 200 teenari eest ostetud leibadest ei jätku neile, et igaüks pisutki saaks. Andreas, üks ta jüngritest, Siimon Peetruse vend, ütles talle, siin on üks poiss, kellel on 5 odraleiba ja 2 kalakest. Kuid mis saab sellest nii paljudele? Jeesus ütles, pange inimesed istuma. Seal paigas oli palju rohtu. Siis istusid nad maha, seal oli arvult umbes 5000 meest. Jeesus võttis nüüd leivad, tänas Jumalat ja andis neile, kes maas istusid, samuti ka kalakestest nii palju, kui nad tahtsid. Aga kui nende kõhud olid täis saanud, ütles Jeesus oma jüngritele, koguge ülejäänud palakesed kokku, et midagi ei läheks raisku. Siis kogusid nad 5 odraleivast kokku 12 korvitäit palakesi, mis oli sööjatest üle jäänud. Kui nüüd rahvas nägi tunnustähte, mille Jeesus oli teinud, ütlesid nad, tema on tõesti see prohvet, kes peab tulema maailma. Nüüd sai Jeesus aru, et nad tahavad tulla ja teda vägisi kuningaks teha. Ja ta tõmbus mägedesse üksindusse. Selline lugu. Siin on õige mitu sellist lauset või mõtet või vihjet, mis viivad selle 5000 mehe toitmise loo otsesesse seosesse Iisraeli ajalooga, selle ajaloo kõige tähtsama või vähemalt ühe tähtsamatest sündmustega, nimelt Iisraeli rahva pääsemisega Egiptuse orjapõlvest. Alates juba kõige esimesest salmist, pärast seda läks Jeesus teisele poole Galilea ehk Tiberiase järve. Nii nagu Iisraeli rahva lahkumisel Egiptuse orjapõlvest mindi läbi Kõrkja mere, nii minnakse nüüd läbi või üle järve või mere. Muide, kreeka keeles on see sõna seesama, võib tähistada nii järve kui merd. Jeesus läheb ees ja temaga läks kaasa suur rahva hulk. Jeesus on siin teatud mõttes justkui Mooses, kes juhtis Iisraeli rahva, selle suure rahva hulga Egiptuse orjapõlvest välja läbi Kõrkja mere. Ja kui me edasi loeme, siis me näeme, et Jeesus läheb ühele mäele. Me teame, et ka Mooses, kui Iisraeli rahvas oli sealt Egiptuse orjapõlvest välja tulnud, Kõrkja merest läbi läinud, ka Mooses läks mäele, et olla seal koos Jumalaga. Ja
meile öeldakse ka väga selgelt siin tegelikult, et just nimelt see seos on olemas, see on tähtis, sellele tuleb tähelepanu pöörata, ent Paasa juutide püha oli ligi. Paasa püha ju peetigi just nimelt selle Egiptuse orjapõlvest lahkumise mälestuseks. See sõna Paasa iseenesest heebrea keeles tähendabki läbiminekut, viidates Kõrke merest läbiminekule. Aga huvitav on see, et kreeka keeles kõlab see sõna ka väga sarnaselt sõnale kannatama. Nii et siin vähemalt mõtteliselt viiakse kokku Paasa juutide püha, orjapõlvest pääsemine, ka surmast pääsemine, nii nagu Paasa tallede veri päästis Egiptuses Iisraeli laste esmasündinud surmast ja teiselt poolt siis see kannatus, Kristuse kannatus, mis on toonud elu ja pääsemise kogu inimkonnale. Jeesus tõstab oma silmad üles ja ta näeb suurt rahva hulka enda juurde tulemas ja kõigepealt pöördub ta ühe oma jüngri poole, Filippuse poole, kes oli sealt kandist pärit, kus see kõik toimus ja küsib tema käest, kust me ostame leiba, et need saaksid süüa. Siin Jeesus justkui vihjab või näitab, et ehk me peaksime selle olukorra, selle probleemi lahendama kuidagi loomulikul viisil. Inimesed on näljased, ostame leiba, aga Filippus ütleb talle, et isegi 200 teenari eest ostetud leibadest ei jätku neile, et igaüks pisutki saaks. Me teame, et maailmas on nälg väga tõsine probleem. Ma olen aastaid tagasi kuskilt kuulnud, et iga 4 sekundi tagant sureb maailmas üks inimene nälga või näljast põhjustatud tervisekahjustustesse. Samal ajal me teame, et meie planeedil on nii palju kõikvõimalikke varusid ja varasid, et kõik inimesed võiksid saada söönuks. Me teame, et meie planeedil on isegi inimesi, kes suudaksid võib-olla oma varandusega mõneks ajaks inimesed ära toita. Aga me teame ka seda, et igavest elu ei saa osta mitte mingisuguse raha eest. Ja küllap Jeesus viitab siin Filippusele seda küsimust esitades ja seda vastust juba ette teades just nimelt sellele. Loomulikul viisil me tegelikult inimeste tõelisi probleeme ei lahenda. Kes ei söö inimese poja liha ega joo tema verd, sellel ei ole elu. Me võime süüa ükskõik kui palju leiba või muud head kraami siin selles maailmas, aga igavest elu me sellega ei saavuta ja isegi selle elu muredest ja probleemidest me seeläbi vabaneda ei suuda. Jah, nälg on suur probleem. Kui inimesel on nälg, siis ei ole mõtet eriti talle millestki muust rääkida. Ta peab kõigepealt süüa saama. Aga teate, mis vähemalt mina olen küll kogenud seda, et isegi kui mul näiteks on kõht tühi, ma olen võib-olla koguni sööma asumas ja keegi räägib mulle siis mingisuguse sellise asja, mis mind jahmatab, mis mind ehmatab, mis paneb mind muretsema, ma kuulen kellegi haigusest või surmast, siis mul läheb isu ära, ma ei tahagi süüa. See söök ei suuda ei mind ega seda teist inimest aidata ja vastupidi, see võib tunduda mulle koguni ebameeldivana. Me teame, et üks tõsise haiguse tundemärke on samuti see, et inimene ei taha süüa ja ma mäletan vähemalt lapsena, et kui me pärast haigust jälle tahtsime süüa, meil tekkis söögiisu, siis meie vanemad olid väga rõõmsad, sest et laps hakkab terveks saama. Siiski kõigest hoolimata me ikkagi ju püüame leida lahendusi ja vahetevahel on need lahendused imepisikesed ning märkamatud sellised, mille üle
võib-olla keegi teine võiks naerda. Ja eks sellegi üle, mis on lahendus kogu inimkonna probleemile. Nimelt usu üle Jeesusesse, Kristusesse, kes on meie lunastaja. Sellegi üle naerdakse. Ma olen kogenud, et inimesed tulevad oma nii-öelda vaimulike või vaimsete küsimustega vaimuliku juurde, kirikuõpetaja juurde ja lahkuvad pettununa, sest et see, mida me neile pakume, sõnum Kristuse ristist ja ülestõusmisest ning nendest teostunud lunastusest tundub neile liiga väiksena, liiga lihtsana. Nad otsivad midagi enamat, midagi suuremat, midagi kõrgemat. Üks Jeesuse jüngritest, Andreas, tuli tema juurde ja ütles talle: siin on üks poiss, kellel on 5 odraleiba ja 2 kalakest, kuid mis sellest saab nii paljudele? Taas muidugi siin vastandub see loomulik ja õige pea toimuv üleloomulik. Muidugi ei saa 5 odraleiva ja 2 kalakesega, tõenäoliselt oli tegemist praetud või kuivatatud kaladega või kalapaladega, toita 5000 meest, peale selle veel hulka naisi ja lapsi. Aga Andreas otsib lahendust ja kõige tähtsam selle juures on, et ta tuleb selle lahenduse otsimiseks Jeesuse juurde. Tal on see poisike, aga ta ei püüa selle poisikese 5 odraleiva ja 2 kalaga hakata 5000 meest toitma, vaid ta tuleb Jeesuse juurde ja ütleb, see on kõik, mis meil on pakkuda. Ja just sellise hoiakuga kutsutakse meidki minema Jeesuse juurde. Issand, siin ma olen, selline ma olen, rohkem mul ei ole. Erinevatel inimestel on erinevad anded, erinevad inimesed on kas tugevamad või nõrgemad. Tegelikult üks ja sama inimene on vahel kas tugevam või nõrgem. Aga kui me tuleme Jeesuse juurde ja ütleme, et issand, siin ma olen, ma annan kõik sinu kätte, siis see on parim ja tähtsaim, see on möödapääsmatult tähtis. See on see, mida me saame teha. Ja Jeesus võtab selle vastu ja Jeesus teeb sellega imet. Apostel Paulus õhkab, kes küll päästaks mind viletsat sellest surma ihust. Ta teab vastust. Tänu olgu Jumalale, tänu olgu Jeesusele Kristusele, kes on surma ära võitnud ja meile igavese elu kinkinud. Temal on lahendus, temal on väljapääs. Tema saab teha kõik. Kui me tuleme tema ette ja anname talle ennast üle selles oma piskus, siis me ei pea kartma, me ei pea muretsema, sest tema teab, mida me vajame ja ta annab meile palju-palju rohkem. Kui me loeme edasi, siis Jeesus käskis inimesed istuma panna ja meile öeldakse, et seal oli palju rohtu. No tegelikult, kui me loeksime kreekakeelset teksti, siis Jeesus ei paluks inimesi panna mitte istuma, vaid lebama, maha lebama. Tollel ajal oli kombeks niimoodi süüa, pooleldi lamaskledes. Ja see palju rohtu ja see maas lebamine tuletab vähemalt mulle meelde seda kuulsat Taaveti laulu, 23. laulu. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust, haljale aasale paneb ta mind lebama. Siin see karjane on, ta paneb need 5000 meest sinna haljale aasale lebama ja tuleb välja, et neil ei ole millestki puudust. Jääb ülegi, me kuulsime, et üle jäi 12 korvitäit palakesi, samamoodi nii nagu seal psalmis öeldakse, et mul ei ole millestki puudust ja mu karikas on pilgeni täis. Aga kui Jeesus need leivad võttis, siis kõigepealt ta tänas Jumalat. Ja kreeka keeles tarvitatakse siin sellist sõna, mida me võiksime tõlkida kui ohverdas tänu. Ja see on see sõna, kust pärineb ka kreekakeelne sõna armulaua kohta, nimelt eucharistia. Võib-olla olete seda sõna kuulnud. Eucharistia tähendab tänapäeval eeskätt armulauda.
ja siin me näeme seda otsest seost. Kui ma enne küsisin, et kust Jeesus jõudis nende sõnadeni, kui te ei söö inimese poja liha ega joo tema verd, siis just siit ta nüüd jõudiski selle juurde. Jeesus jagas neile, kes seal maas lamasid, või õigemini tema jüngrid jagasid seda, mis Jeesus neile andis, mis Jeesuse käest tuli. Nad said söönuks, nad sõid nii palju, kui nad tahtsid ja pärast seda nad kinnitasid oma veendumust, et Jeesus on tõesti see prohvet, kes peab tulema. Võib-olla nad seostasid Jeesus prohvet Eliisaga, kes oli kunagi aastasadu tagasi toitnud 100 meest odraleibadega. Võib-olla nad meenutasid siin hoopis seda tõotust, mille Issand andis Moosesele, et ta tõstab Moosese taolise prohveti, aga kahjuks on nende arusaam siin ikkagi veel maine, loomulik. Jeesus saab aru, et nad tahavad teda tõsta kuningaks ja sellepärast ta läheb nende juurest ära. Nad tahavad ikkagi elada ükspäinis leivast, aga Jeesus on tulnud tooma midagi enamat. Ja pärast siis me kuuleme, kuidas Jeesus läheb tagasi sinna Kapernauma, taas üle järve, ja kuidas inimesed leiavad ta üles ja hakkavad talle küsimusi esitama ja siis jõuab Jeesus just nimelt selle teemani, millega mina täna alustasin, selle inimese poja liha söömise ja vere joomise teemani, armulaua teemani. Sest armulaud on osa saamine Kristuse ihust ja verest. Jeesus ütleb, et tõeline leib, eluleib, mis on tulnud alla taevast, on tema. Jah, ta andis inimestele leiba, nii nagu Mooses andis või õigemini Jumal Moosese palve peale andis kõrberännakul inimestele seda nii-öelda taeva leiba, taevast mannat, mida nad sõid, millest neile ka jätkus, aga mis siis viimaks lõppes, kui nad tõotatud maale jõudsid. Nii andis Jeesus inimestele leiba, kui nad olid näljas, aga tegelikult on tema ise see eluleib, mis on tulnud alla taevast. Inimene ei ela ükspäinis leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust ja eeskätt sellest sõnast, kes on Jumala ainusündinud poeg, kes on tulnud, saanud inimeseks, saanud lihaks, et elada meie keskel selleks, et meie leiaksime temas elu, et me saaksime temas armu peale. Selleks on ta tulnud. Ja see leibade rohkendamise ime, 5000 mehe toitmise ime on tunnustäht, mis näitab, et nüüd on tõeline paasa kätte jõudnud. Kui tookord see vana paasa oli see, et Iisraeli rahvas kõigepealt pääses esmasündinute hukkamisest, paasatallede veri oli see, mis nad päästis, ning siis pääses Egiptuse orjapõlvest, minnes läbi Kõrkja mere ja rännates seejärel 40 aastat kõrbes kuni tõotatud maani, olles Jumala poolt imelisel viisil toidetud ja joodetud, siis nüüd me näeme seda uut paasat, seda tõelist paasat, mille eelkujutiseks see esimene oli. Kõik need vanad lood on kirjutatud julgustuseks ja manitsuseks meile, ütleb apostel Paulus. Nüüd on see tõeline paasa kätte jõudnud. Tõeline paasatall peab kannatama ja surema, et võtta enda peale kogu maailma patud, et tuua meile andeks andmine, lunastus ja igavene elu. Tema annab oma püha ihu risti surma, tema valab oma hindamatult kalli vere selleks, et meie süü oleks kustutatud, meie patud maha pestud, selleks, et meid ka kinnitada, kosutada, toita ja üles ehitada uueks eluks Jumala lastena, eluks mitte ainult siin maailmas, vaid igavesti. Kui te ei söö inimese poja liha
ega joo tema verd, kui te ei võta teda endasse, siis ei ole teil elu enestes. Aga kui te seda teete, kui teil on osadus temaga, selle tõelise paasatallega, kelle ihu ja verd me pühimas armulaua sakramendis vastu võtame, siis on meie sees elu, siis me elame igavesti. See on tema tõotus. Ma julgustan teid lugema seda Johannese evangeeliumi 6. peatükki tervikuna, et te saaksite kogu pildi. Selle sama pildi, millega vanadel aegadel rõõmustati sellel paastoaja 4. pühapäeval neid, kes valmistusid ristimiseks. Nüüd seletati neile see asi ära, mis on see suur sakrament, see suur müsteerium, mida see neile annab, ja julgustati neid juba paari nädala pärast, kui te olete ristimises uuesti sündinud, Jeesuse Kristusega tema ristisurmas ja ülestõusmises üheks saanud, siis saate teiegi sellest imelisest annist osa. Mõelge, meil kõigil, kes me oleme ristitud, kes me usume Kristusesse, usume, et armulaud on tema tõeline ihu ja tõeline veri, on võimalik sellest osa saada. Mida see tähendab? Tema tuleb meie sisse ja saab meiega üheks, nii et meie saame temaga üheks ja meie sees on igavene elu. Me ei saa jääda elama igavesti sellest leivast, mida me siin maa peal, sellest loomulikust leivast, mida me siin maa peal sööme. Aga meil on antud juba siin selles elus võimalus süüa taevasest leivast, mille kaudu tuleb meie sisse igavene elu. Kas meil pole siis põhjust rõõmustada?